Fotograafiaga tegelen alates 1912. aastast. Õppisin fototööd koolipoisipõlves oma onu Aleksander Saare juures. Hiljem tegutsesin amatöörina, kuni 1929. aastal asusin Johanna Trifeldi äri fotolaboratooriumi juhina Rakveres alalisele tegelikule fototööle. Olen pildistanud ja koostanud mõnest tuhandest mustrist koosneva pildisarja Kaunis kodumaa. Maateaduslikud pildisarjad koolidele Eesti pildis. Minu ülesandeks on olnud aastate jooksul töötada turismi keskkorraldusele, välisministeeriumile, majandusministeeriumile ja nii edasi. Ühtlasi on olnud kõikide välisnäituste fotograafilised väljapanekud minu valmistada. Ei ole suutnud veel oma töös nii kaugele jõuda, et anda üldpildi teost meie maa ja rahva üle. Ometigi on see mu ideaal ja põhjus, mille pärast ma üldse fotomeheks hakkasingi. Elan kogu aeg selle saavutamise tähe all ja olen seadnud selle teose oma tähtsaimaks eluülesandeks. Igatahes teose valmis saamine ei ole enam mägede taga. Selle ühe osana võiksin nimetada väljaannet Vana-Narva, mis ilmus sügisel ja mis arvustuse poolest päris hästi vastu võeti. Üld-Eestit käsitavast teoses tuleks küll Narva seoses Peipsi rannikuga. Esialgse kava järgi jaguneks pilditeos järgmiselt. Tallinna linn, sellele järgneks Põhjarannik ja Narva jõesuu. Virumaa tööstus- ja kaevanduspiirkond tuleks eriosana, siis Narva Peipsiga ja Tartumaa, Harjumaa, Setumaa ja Setu rahvas, Viljandimaa, Pärnumaa ning Läänemaa ja saared. Lõpuks tuleks eriosana Ruhnu saar kui meie kodumaa külge kuuluv omaette maailm. Säärane on üldkava, kuid selle teostamiseni läheb mõnes osas veel palju tööd. Armas Douglas, nüüd läheb lahti. Kaamerad on juba koos ja homme hommikul algan fotoreisi. Kõigepealt pildistan Tallinnas oma vana Tallinna jaoks. Küllap õige varsti jõuan ka Tartumaile. Tuleks nüüd vaid kaunist fotoilma. Üldpilditeos Eesti on otsaga trükikojas.